Nii, tere kõik hologrammi meetodi ja selle kursuse huvilised, kes seda videot vaatavad. Täna tere, me tere! tere, Müstika Merliia siinpool ja täna me räägime hirmudest seoses selle kursusega, mida inimesed on meile jaganud. Osad on juba liitunud kursusega, me oleme lepingud nendega sõlminud, aga osad veel kahtlevad, mõtlevad, neil on erinevad hirmud ja nad on jaganud neid hirmu, nii et täna me adresseerime neid hirme ja räägime nendest hirmudest. Esimene hirm, alustan siis, ma teen otsa lahti, Merliia pärast võtab siis teatepulga üle. Esimene hirm, et kas ma saan hakkama, kas ma suudan seda teha, kas ma suudan tunnetada, nii nagu sessioonis siis need praktiseerijad tunnetavad. Julgustan kõiki selles osas, olles ise seda õppinud meetodit, et seda meetodit ei ole raskem õppida kui mingit muud tegevust. Ma isegi ütleks, et see on kergem õppida. Ma arvan, et isegi lapsed suudaksid selle ära õppida. Et meil inimestena tegelikult on need võimed, need tunnetamise võimed juba olnud kogu aeg olemas sünnist peale. Et me ei õpi tegelikult hologrammi meetodis seda võimet, vaid me õpime seda võimet kasutama teadlikult. Me alateadlikult kasutame seda iga päev inimestena, suheldes omavahel, telefonis, ruumis inimestega olles. Mhm. Ja see meetodi, see teooria osa ja see praktika, see on omandatav nii-öelda tavalistele inimestele. Me oleme kõik tavalised inimesed ja samal ajal maagilised inimesed. Et mina võin enda näitest tuua, ma ei ole olnud mingi selline, kes lapsest peale on mingeid ingleid näinud või aurasid tajunud või midagi sellist. Täitsa tavaline inimene ja ometi ka kursuse käigus ma õppisin seda tunnetust ja praktiseerimise käigus see tunnetus veel avardus või täpsustus, läks täpsemaks. Ja, Häälestus. ja häälestus ja ka eelmisel kursusel paljud inimestel olid mures selle pärast, et kas ma tunnetan ja mina ei tunneta midagi, on ju, ja siis tegelikult poole kursuse pealt hakkas kõikidel see avalduma, lahti tulema ja kõik said ja me saime ka kasutada seda meetodit, et seda tunnetamise hirmu maandada. Nii et me saime kasutada seda meetodit, et saaks õppida seda meetodit. Ja see kursus ei eelda mingeid eelteadmisi, me õpime kõike vajalikke kursuse käigus, et seal on olemas teaduslik info ja erinevad sellised asjad, mida me siis õpime, aga me ei tee seal mingeid eksameid või me ei kutsu isa-ema kooli, kui ei ole õpitud, et selles mõttes see on täiskasvanud inimeste koostöö. Ja loomulikult me teeme palju praktikat, et harjutame, nii et see kursuse käigus saab ka palju tasuta sessioone, saab praktikasessioone, et juba see on väärtus omaette. Ja kui kellelgi on kahtlusi või hirme veel selle tunnetuse asjade osas, vaadake hologrammi meetodi Facebooki grupis, avalikus grupis seal eelmise kursuse osalejad oma intervjuudes jagavad ka oma neid sarnaseid hirme, kuidas tegelikult nad pärast nägid, et see tegelikult kõik muutus, et see hirm ei olnud justkui põhjendatud. Nii, Merliia, võta üle Mhm. teatepulk. Teine ülilevinud hirm on raha. Et kas ma suudan luua vajalikul määral raha, et sellel kursusel osaleda. Sellest hirmust me saame väga hästi aru ja mõistame seda. Meil oli endal täpselt sama olukord, kui meie selle kursusega ise liitusime, seda õppima läksime, siis rahvusvahelisel tasandil, sest meil ei olnud lihtsalt üldse raha. Sel hetkel me olime mõlemad lõpetanud oma põhitöö. Meil oli vaja majalaenu maksta, meil oli vaja 3 last koolitada, aga mingi tunne oli nii tugev, et see kursus muudab meie elu, sest nad lubasid seda ja esialgu me olime väga skeptilised, mõtlesin, et see on jälle selline mõnus müügijutt ja selline noh, nagu ikka räägitakse, et tulge meie boksi. Ja vaatamata sellele mingile siuksele väiksele kahtlusele sai ikkagi nagu võitu see tunne, et midagi seal on ehedat. Ja me otsustasime sellele kursusele minna ja tegelikkuses juhtuski see, et meie elu muutus ja seda peaaegu et kõikidel tasanditel meie suhtes, rahaliselt, enda igasugused siseteemad, sest see kursus võtabki üksipulgi nagu lahti need teemad, mis sind takistavad igasugustel erinevatel valdkondadel.
ja sa saadki juba kursuse käigus sellega tegeleda ja sa saad ise õppida tööriista, mis iganes sinul elus ette tuleb, sa saad kohe selle tööriistaga kõiki takistusi nagu tee pealt eest puhastada. Ja see kursus, mõistame, see 5000–6000 eurot, siis vastavalt, mis hetkel keegi siis millise maksevariandi valib, on suur summa, eriti nii-öelda Eesti palgataseme pealt vaadates. Ja aga kui vaadata seda, et see kursuse maht on tegelikult väga suur, 108 täistundi, 7 kuu jooksul 2 korda nädalas 2 tundi toimub see. Ja kui nüüd siis vaadata nagu 1 tunni maksumus, see tuleb tegelikult 47–56 eurot, vastavalt mis variandi keegi valida saab. Ja see on üpris tavaline turuhind erinevatele koolitustele ja kursustele. Ja kui mõelda, et sessiooni hind on 150 eurot, siis see kursus on tegelikult nagu 3 korda odavam kui sessioon. Ja praegu on väga vähe inimesi üldse planeedil Maa, kes selle meetodiga on kursis, kes seda oskavad teha. Nii et praegu sellel kursusel osaleda on väga eksklusiivne. Ja lisaks me peame ütlema, et me ei tea, kui palju tulevikus, mitu korda me veel sellist kursust teha saame, kuna rahvusvahelisel tasandil on plaan kursust muuta nii, et see hakkab olema sellised üldised videokursused, millel on hakkab olema tsentraalne, ehk siis, et ei ole enam võib-olla maadel eraldi kursused, vaid ta on tsentraalne juhendajaid. subtiitritega kursus, nii et selles mõttes ta on eksklusiivne praegu, et eesti keeles eestlased õpetavad, seda litsentsi ei pruugi meil tulevikus enam olla. Seekord veel on. Jah, nii et praegu tasub selle kursusega liita, et saada sellist üks-ühele juhendamist päris palju. Ja kui on keegi tunneb, et ei ole seda summat praegu välja käia, mõistame seda, meil ka ei olnud, siis ikkagi tasub meiega ühendust võtta. Võib-olla meil õnnestub midagi välja mõelda, nii nagu meie saime ka nii-öelda räägitud, kuidas meie teemad on, kuidas meie probleemid on ja me leiame mingi makselahenduse, nii nagu ka meie leidsime. Praeguseks me oleme oma kursuse täiesti välja maksnud ja me oleme ka teeninud tegelikult selle sama meetodiga selle raha tagasi, mis me ise sinna sisse panime. No kui täpsem olla, tegelikult esimese paari kuuga teenisime selle raha tagasi. Jah, kuskil 3 kuuga teenisime selle raha tagasi. Nii et me olime juba selle meetodiga hakanud ise raha teenima, kui me veel kursust maksime. Ja ma olen nüüd uurinud ka teistelt kursuse liikmetelt, kes eelmine aasta siin Eesti kursusel osalesid, et kuidas nendel on olukord ja mitmed on mulle öelnud, et nad on juba kursuse raha tagasi teeninud selle meetodiga ja mõned ei ole otseselt küll, nad ei nii-öelda igapäevaselt ei tee seda meetodit, aga nad teevad muid, nad nagu tegevad muudes eluvaldkondades, aga nad on selle meetodiga suutnud tõsta oma sissetulekuid ja oma rahalist blueprinti, sest see meetod reaalselt annab sulle tööriista, kuidas kõike enda elus muuta, kuna enamus meie takistused on alateadvuses ja see meetod tegelebki siis sellega, kuidas need takistused üles leida. Nii et me leiame ise, et see on olnud üks parimaid investeeringuid, mida me ise endasse oleme teinud. Üks kursuse liige ütles eelmise aasta nii-öelda osalejatest ütles ka, et seda kursust ei saa tegelikult rahas mõõta, sest et see, mida ta annab sulle, on nii palju enamat kui mis nagu raha, kui rahanumber. Aga seda on ikkagi nii-öelda, kui sul ikkagi on seal ainult paarkümmend eurot, siis see jutt on, kõik tundub ilus. Nii et ikkagi, kui sa tunned, et sa tahad selles osaleda ja kutse on tugev, võta meiega ühendust ja leiame mingisuguse lahenduse. Ja et nagu ma just ütlesin, selle sama meetodiga on võimalik pärast see raha tagasi luua. Ja veel on tuntud muret, et kas ma suudan ennast hiljem turundada. Turundus on kindlasti väga oluline, et
et üldse keegi hakkaks sind nägema. Aga siin ongi tegelikult põhiteema see, et probleem ei ole nii palju nagu reaalsetes turundusoskustes, vaid selles, et ma suudan üldse välja tulla enda oskustega, enda teadmistega, et minu looming on väärtuslik. Ja nüüd see on ka jälle täpselt see koht, mida saab selle meetodiga muuta. Et ma tunnen, et minu looming on väärtuslik, mul on õigus pakkuda seda, mul on õigus ja mul on nagu kõik tegelikult olemas. Ja alati saab puhastada ka seda, et ma turundan ennast ja mingisugused väga esmased nii-öelda näpunäited ja oskused me võime öelda, kuna me oleme ise turundusega varem ka tegelenud, aga seal ei ole kõige põhilisem siiski turundusoskused, vaid julgus kapist välja tulla. Ja siis järgmine asi, veel järgmine punkt, kuidas sinu enda alateadvus võib kursusega liitumist saboteerida. Et sama sarnane natuke, mis Merlia just jagas, kas ma olen nii suurt investeeringut väärt, ehk siis kahtlemine enda väärtuses, kas mina olen väärt, et üldse ma võiksin nii kallist kursust võtta. Ja siis see võimete teema ka just, mida me tegelikult eespool ka, et kas ma olen piisavalt võimekas või tark või tundlik, et seda üldse õppida, seda meetodit. Kahtlemine enda võimetes. See väärtuse teema, mina olen selle enda jaoks niimoodi mõelnud selgeks, et ma olen elu jooksul kulutanud tuhandeid, tõenäoliselt kümneid tuhandeid eurosid erinevatele asjadele, meelelahutusele, söögile, joogile, reisidele ja muule, et need tegevused on aidanud mul leevendada mõneks ajaks siis selliseid alateadlike mustritest tekkinud pinged enda sisemaailmas, aga ükski nendest ei ole algpõhjuseid muutnud, et alati siis see pinge või stress tuleb tagasi, kui ma ei ole neid põhjuseid vaadelnud. Et siis üks valik on edasi oma elus raha kulutada nende sümptomite leevendamiseks, teine valik on võtta ennast kokku ja see raha kasutada nii-öelda selleks, et omandada tööriist, et ma teen tööd, et sellised sümptomid enam ei tekiks minu ellu. Ja ma pigem võimendan enda loomise võimet, et hakata ennast toetavaid asju looma. Ei saa öelda, et nüüd üks on õige või vale valik, aga mulle tundub, et need on erineva kvaliteediga teed. Et see tee, kus ma saan kasutada seda tööriista enda toetamiseks, seal toimub nii-öelda, kuidas öelda siis, eksponentsiaalne selline positiivne kasvamine või häälestumine või harmooniline kasvamine. Teise tee puhul pigem need turbulentsid aja jooksul võimenduvad, hakkavad mõjutama negatiivselt tervist, suhteid, igasuguseid muid asju. Ja, et siis kursusele mõtet tulla siis, kui sa tahad midagi oma elus muuta. On see siis söömises, rahas, suhetes, ettevõtte asutamises, oma üleloomulike võimete häälestamises, milleski muus. Ühesõnaga midagi olulist muuta oma elus. Siis on see väga hea kursus selle jaoks. Järgmine küsimus, kas ma oskan piisavalt arvutit kasutada? On osade inimeste hirm olnud, et nad on näinud, et see toimub nii-öelda interneti teel, videokõnena, need sessioonid. Seda meetodit saab põhimõtteliselt teha ilma arvutita, inimene tuleb kabinetti, te teete pastaka ja paberiga märkmeid ja suhtlete inimesega näost näkku. Meie oleme teinud seda distantsilt ja me oleme õppinud ja me õpetame ka seda, kuidas distantsilt teha. Et arvuti kasutamine, me kasutame seal põhiliselt ainult tekstifaile ja tekstifailides on siis lihtsalt õppida või seal on need kaardid ja märkmed, mis on praktika käigus kogunenud ja strateegiad, kuidas mingeid segadusi lahendada. Ja kuna see on elav meetod, see areneb, sinna tuleb uusi teadmisi, uusi kaarte juurde, siis igat täiendust võib-olla ei jõua välja printida, sellepärast on ka arvuti kasutamine, tekstifailide kasutamine mõistlikum. Ja samuti, kui sa hakkad seda praktiseerima, näiteks sa tahad inimestele jagada oma märkmeid, siis seda on lihtsam teha failidega e-posti ja interneti kaudu. Siis on küsimus, millisel tasemel tuleks osata arvutit kasutada, et siis liituda kursusega või sessioone teha. Selleks, et sessioonis oleks ladus liikumine, oleks hea osata kasutada teksti kopeerimist ja kleepimise liigutust, copy-paste, tõenäoliselt tuttav kõigile, kes arvutit on kasutanud, ja teksti kirjutamist tekstifailidesse. Ja sealt oleks hea osata kasutada ka mõne videokõne tegemise programmi, kas videokõne Messengeris või Google Meet või Zoom ja e-kirjade vastuvõtmise ja saatmise oskus võiks ka olla.
tõenäoliselt sa oskad enamus neid asju. Kui sa oled teinud mõnegi videoga kõne arvutis, Messengeris, Skype'is, Zoom'is, Google Meetis, kui sa kasutad internetti, oled lugenud e-kirju või saatnud e-kirju, kopeerinud teksti, kirjutanud teksti kuhugi tekstifaili, siis sul on kõik need oskused juba olemas. Ja kui sa tõesti ei oska mõnda nendest liigutustest, siis kursuse jaoks me loome lühikesed klipid nende hädavajalike liigutuste tegemiseks arvutis, mida on siis vaja, et sessioone edukalt läbi viia või kursusel osaleda. Ja me oleme alati aidanud ka personaalselt inimesi, kes tõesti tunneb, et ma tõesti ei saa hakkama, siis me oleme siis nii-öelda käe kõrvale võtnud ja juhendanud, et kliki sinna, vajuta sinna. Ja et oleme alati toeks selles kohas. Merliia. ja ma tahan veel täiendada, et lõppkokkuvõttes on arvutis seda meetodit lihtsam teha, sest siis võtad sealt nendest kaartidest, tuleb teha copy paste ja sealt neid lauseid kokku moodustada ja seda on siis tegelikult lihtsam teha arvutiga, aga see Kiirem, jah. jah, selle õpib kiiresti ära üldiselt. Ja. Nii, siis on selline mõte inimestele, et kas mul on aega kohal käia piisavalt ja kas ma suudan pühenduda sellele, et ega ma ei väsi ära kuskil poole peal ja nii edasi. No seda ka, et mis siis juhtub, kui ma ei käi mõnel korral kohal. Jah, et kursused toimuvad läbi Zoom keskkonna ja need on 2 korda nädalas, 2 tundi. Mõnikord on läinud üle 2 tunni, aga üldiselt me üritame ikkagi 2 tunni piiresse mahutada nagu selle kõik ära. Eelmine aasta olid need teisipäeviti ja neljapäeviti, aga me need ajad lepime kokku siis, kui on grupp moodustunud ja kõikidega oleme rääkinud ja me püüame leida parima võimaliku aja, mis sobib kõigile. Eelmine aasta see õnnestus ja me loome seda praegult, et see õnnestub ka seekord. Ja kui mõnel korral ei saa kohal olla, siis iga selle tunni kohta me teeme iga kursuse päeva kohta me teeme selle salvestuse ja kõik saavad peale seda kõik tunnid salvestatakse ja salvestusi jagatakse kohe peale tundi. Jah, video kujul, nii et te saate alati järele vaadata siis, kui on endale sobiv aeg. Et ikka juhtub seda, et kuna see on 7 kuud, et keegi läheb kuskile reisile või toimub midagi perega, et ei ole võimalik igal tunnil kohal olla. Et see on täiesti okei. Ja võib-olla isegi on vaja paar nädalat eemal olla, siis kõik on võimalik järgi vaadata. Aga miks on väga hea ikkagi kogu aeg kohal käia, on see, et me teeme praktikat, me teeme praktilisi harjutusi, saame üksteisega kokku ja see grupi toetus on ka väga oluline, sest et seal tekib see koosloomise tunne ja selline ühenduse tunne, et kohal olla on väga-väga hea ja tasub teha seda kindlasti, et tunnetada seda ühisenergiat. Aga kui ei saa, lihtsalt siis mitte midagi sellest ei juhtu. Et kui mõned korrad jäävad tulemata. Ja eelmine aasta oli mõnedega ka see, et tahab see nagu suuda otsa saada, mis on absoluutselt ükskõik, mis koolis sa käid, ükskõik, mis grupis sa käid, mis kursusel sa osaled. See tuleb mingi hetk, sest et iga see grupis osalemine, ta teeb seda kõverat. Ja ka eelmine aasta oli niimoodi, et oli vaja, mõnedel inimestel oli vaja nagu toetust ja me siis toetasime rohkem, et nad suudavad selle ikkagi lõpuni teha ja eelmine aasta juhtus ime, et kõik inimesed jõudsid võiduka lõpuni ja said tunnistuse. Ja me loome, et ka see aasta see juhtub. Nii. Ja siis ma natukene veel seletan ka seda, mis võib saboteerida kursusega liitumist, mis on sellised, kuna me töötame iga päev Merliiaga alateadvustega, inimeste alateadvustega, enda alateadvusega teeme üksteisel sessioone ja iseendale, siis me näeme, kuidas need mudelid saboteerivad meid. Ja üks suur hirm, mis võib takistada kursusega liitumist, on hirm muutuste ees. Et meie alateadvus on palju võimsam, kui me seda ise võib-olla tajume ja märkame. Ja ta kogu aeg skännib keskkonda, on kogu aeg seda teinud, meie sünnist alates teeb seda praegu ja teeb ka edaspidi. Ja siis see süsteem nagu salvestab igasuguseid seoseid, kõik, mida me näeme, kuuleme, tunneme lõhna ja nii edasi. Ja
ja samamoodi see mängib neid seoseid maha, kui on piisavalt palju päästikuid või kattuvaid elemente või tuttavaid mudeleid. ja me võib-olla ei märkagi seda, kuidas meie elu on nende seoste poolt juhitud, kas siis pisikestes kontekstis või üleüldiselt suurtes valikutes. Et selle jutu mõte on siis see, et me võib-olla märkame seda siis, et sabotaaž toimub kuskil alateadlikul tasandil, kui me oleme tahtnud midagi oma elus, mingit, kas midagi teha ennast toetavat, ma ei tea, hakata trenni pidama või muuta dieeti või alustada ettevõtlusega, alustada turundusega, siis märkame, et mingi klaassein on ees, mul ei õnnestu siit edasi minna millegipärast. ja ma lükkan ja edasi kogu aeg midagi. jah, või ma hakkan edasi lükkama asju. Jutu mõte on see, et meie sees on see võimas alateadlik skänner, mis suudab tajuda informatsiooni väga erinevatel tasanditel. ja kui see toetab meid, see tohutu võimsus, siis me oleme väga võimsad. kui see saboteerib meid, siis ta saboteerib võimsalt. sealt on raske tahtejõuga läbi minna. Ja seesama skänner tajub ka seda, et hologrammi meetodi kursus toob suure muudatuse sinu energeetikas, sinu mõtteviisis, sa hakkad reaalsust nägema teistmoodi, sinu elu muutub, ehk siis ja isegi kui sinu elus on olnud elemente, mida sa tahad muuta või täna mõtled, et ma tahan neid muuta, siis selline suur baasiline muudatus võib olla alguses alateadvuseks hirmutav. Ja siis see seisund, mis saabub selle kursusega, on uus alateadvuse jaoks, sellepärast ta võib hakata samamoodi seda edasi lükkama või seda saboteerima, seda otsust. Et see võib kõlada ajuvabalt, aga meie hologrammid ja meie närvisüsteemid ei ole harjunud armastusega, tänuga, koostööga, kaastundega, nad ei ole harjunud selles sageduses olema. Mentaalselt me saame aru, et see oleks väga hea, see toetaks meid, aga reaalsuses töötab sageli alateadvus selle praktiseerimise vastu. Et seda märgata reaktsioonides, kui ma tahan näiteks kellelegi häälega armastust avaldada või vastu võtta kellegi väljendatud armastust, kui seal tekib selline kohmetus või vastupanu või midagi või ma ei saa seda teha, siis noh, siis miks on ju, see on armastus on ju, et miks ei saa. Et selline alateadlik abstraktne hirm selle kursuse ees on loomulik, sest see kursus avab ukse just alateadvuse joondusele, armastusega, koherentsusega, mõistmisega, väga selge tajumisega, enda loomise potentsiaali avaldumisega. Et see kõlab ilusalt, muinasjutuliselt ilusalt, aga see võib olla alateadvuseks väga hirmutav ka ja väga võõras. Nii et me mõistame seda hirmu, seda liitumise hirmu, aga tasub teadvustada, et see on hirm ka headuse või nagu hea muudatuse ees või ennast toetava muudatuse ees. Et alateadvus võib hakata samamoodi siin hirmuga seda asja edasi lükkama või seda saboteerima seda. Et, et mingid muud tegevused võivad tunduda äkki tähtsamad, et kui selle kursusega liitumine, aga kui sa nüüd endale esitad kontrollküsimuse, et mis sinu elus on tähtsam sinu elust, sinu enda elust, et kui sa saad tööriista, mida enda elu tuunida, seda viia täiesti uuele tasandile, mis siis sellest tähtsam on. Ja üks film on Hollywoodi film, mis on väga palju Oscareid saanud, Shawshank Redemption, kes on seda näinud või otsige internetist, et seal on kujutatud seda mudelit, seal filmis on hästi näha see mudel, kui alateadvus on harjunud nii-öelda, kuidas öelda, tuttava struktuuriga. Seal oli üks vang, kes oli siis aastakümneid eluaegne vang, ta sai siis vabastuse. Ja ta ei suutnud vabaduses funktsioneerida, ta lõpetas iseenda elu, et vangis ta oli keegi, tal oli koht seal vangla struktuuris, tal oli oma identiteet, väljaspool süsteemi ta justkui kaotas oma identiteedi. Ta ei oli justkui mitte keegi. Nii et see nõuab suurt julgust teha enda sees see otsus ja tulla välja praegu sellest sotsiaalsest struktuurist, kus sa oled ja hakata enda elu looma täiesti uuelt aluselt, muuta nii-öelda oma identiteeti. Et selles kohas ei maksa alahinnata seda alateadlikku sabotaaži, seda hirmu, et kui enamus sinu sõpru, sugulasi, tuttavaid on ikka veel ellujäämise ja hirmu tasandil funktsioneerivad, siis sellest struktuurist eraldumine, välja tulemine, see võib olla alateadvuseks väga hirmutav. See nõuab teadlikku otsust, nii et sa tunneta ise, kas sa oled valmis selleks sammuks, kas sa saad seda otsust langetada.
et sealsamas filmis oli ka see edulugu, kuidas süsteemse tööga üks vang pääses seal vanglast ja viis ellu oma unistused ja elas oma unistuste elu edasi. Õnneks meie kursusel on seal inimesed, kes on kõik samas protsessis, ehk siis sarnased hullud sinuga ja minuga, kes on siis samas protsessis ja toetavad üksteist. Et selle meetodi mõte, hologrammi meetodi mõte on aidata siis leebelt, niimoodi sammhaaval, konteksthaaval aidata närvisüsteemil, meie alateadvusel, kogu meie hologrammi erinevatel tasanditel siis harjuda sellise harmoonilise sagedusega, enda loomise potentsiaali avaldumisega, enda teadliku juhtimisega ja enda tajude selgelt tajumisega ja selle taju selge juhtimisega. Nii et tee oma teadlik valik. jah, sest et kui sa tajud kursusega liitudes erinevaid hirme või takistusi või sabotaaži kohti, siis tõenäoliselt on need hirmud sinul ka muudes eluvaldkondades. Et see ei ole ainult konkreetselt selle kursusega seoses, aga see kursus võib-olla toob need sinu jaoks praegu esile ja enamus hirmud, mida sa tajud, ongi lahendatavad selle meetodiga, mida me siis nüüd kursusel õpime, nii et seda tasub tulla kas hologrammi sessioonis lahendama või tasub tulla õppima, kuidas ise seda lahendada. Ja kõik algab ikkagi sellest otsusest ja kui sa tunned, et sa oled valmis, siis lihtsalt tee otsus ja energia hakkab otsuse järgi liikuma. Nii et lihtsalt, kuna see meetod õpetab autoriteeti võtma iseenda elu üle, siis praegult on see sama koht, et sa saad otsustada, kas sa võtad autoriteeti enda elu üle, enda otsuste üle ja teha selline otsus, mis toetab sind. Nii et tunneta, ole enda keskmes, ole enda südames ja tunneta, mis on sinu jaoks õige otsus teha. Ja kui sa tahad veel kursuse juurde lisainfot saada, mystikmerlia.com, siin on veel erinevaid asju, informatsiooni, siin on ka eelmise kursuse osalejate tagasisidet, et vaata siit ja kui sa tunned, et sul kutse on selge, siis anna endast märku, saada meile andmed, see ei tähenda veel, et sa oled kursusega liitunud, kui sa ennast registreerid. Et siis see tähendab, et me oleme lihtsalt sinu signaali kätte saanud, siis me saame edasi, sa võid siia alati kirjutada oma kommentaare, et mis sinu hirmud veel on või siis me saame neid koos arutada või takistused, et võib-olla me suudame koos mõelda mingi lahendus sellele. Aga aitäh ja võib-olla kohtume. Ja ma loodan, et me kohtume kursusel kõigiga teiega. Näeme siis. Kõike head.